No nii, täna on mul koosolekute päev, niisiis lõunase jooksu ringi asemel teen hommikust kerget sörki. Kell on umbes 10 paiku ja tulin siia alla mere äärde Moobide hotellide aedadesse. Ka siit avaneb suhteliselt inimeseid vaateid. Noh, sellised basseinid ja lõbustused siin näha. Ja siis ookean. Ja laavakivimürakad. Ühesõnaga, jah, tänane tööpäev on läbi. Oli üsna mitu koosolekut. Nii et kuuli tõmbas suht kokku ja mida ma siis ikka teen. Et ega kui vaim on vesinud, siis füüsiliselt ka liiga palju ei jõua. Et eks ma jalutasin vaikselt randa, et vaadata kruiisi laevu ja puhkavaid inimesi ja niimoodi enda peadusvähke tuulutada. Olen siis taas sadamakail. Ja kas ma täna saan sealt lepist üles? Ei saa. Ikka värav ees. Selline reklaam siis või küllakutse Madeirale. Tere tulemast siia, kuhu kõik kuuluvad. Kõik perekonnad, kõik rahvused, kõik emotsioonid, kõik armastajad. Madeira kuulub kõigile. Ilus mõte. Ja mul on tõesti hea meel, et ma ei pea siit kohe kiirustava turistina ära minema. Ma sain siin rahulikult veel mõnda aega olla. Et esiotsa oli jah, siuke tunne, et ma pean nüüd kõik ära nägema ja kõik läbi jooksma, kõik atraktsioonid. Aga nüüd teisel nädalal on juba siukene rahulikum olemine. Ma saan lihtsalt käia ja lonkida kohtades, mis mulle on meeldinud, kus ma olen juba olnud, mis tulevad tuttavad ette ja näha uusi detaile natukene uute nurkade alt. Eemalt paistev suur kõrge autosild on siit hästi näha. See siin. Ja Funchali linnale vaade Muuli pealt. Hämalduvas linnas on vahva jalutada, kui lambikesed igal pool süttima hakkavad. Madeiral elekter odav, valgusi palju. Täiesti silmnähtavalt pannakse siia püsti lõbustusparki. Seal tagapool tuleb kohe rohkem atraktsioone. Kõiki valgustusi tänavatel siiski põlema pole pandud. Siin on terve pikk tänav kaunistustega, aga kõik on pimedad. Tänase lõunase vahepeal eesmärgiks on ronida sinna ees oleva künka otsa. No üldjoontes kohad, kuhu Google Maps mu sihtpunkti märkis. Siit edasi vist väga ei tohi ronida, tõkkepuu on ees ja mingid seadeldused seal. Mis on siis siit ülevalt vaated avanevad. Hotellid nagu peopesal. Ja muide selle tipu nimi on Pico da Cruz ja sealt poolt siis paistavad teised vaated Camada de Lobosele. Ehkki altpoolt see küngas paistis nagu täitsa paljas, sest tegelikult siin on tänav ja tänava ääres on majad ja ei ole tühi mägi.
aga jah, see eesolev vaade on ilus ja Atlandi ookean on nii sinine ja seal näen ma isegi Playa Formosat, mis tuleb tuttav ette pühapäevasest käigust. See kivistus seal. Aga ei muud kui nüüd mõnusasti alla tagasi. Eks allaminek ole ikka lihtne. Lihtsam kui üles tulek. No võt siin saab näha neid aedasid. Et kui siit taimede vahel piiluda, siis on näha, et veidus olev aed on päris uhke. Ja siin teisel pool täpselt samuti puud ja välgid. Siit veel lähed teisele poole vaateid. Tea, mis kirik see seal on? Mäed, pilved ja minek alla tagasi. Minema suhtusele poetöötile läbi pargi. Keegi siin statsionaarselt magab. Üsna huvitav skulptuur, kui siit ümbert ringi vaikselt jalutada. Et nagu poolikud kujud, et iga külje pealt oleks nagu õige külg ja oleks ka nagu vale. Selline. See peakski siis olema see San Martino kirik, mida ma eile siis nägin sealt ülevalt mäetipust. Selline see kirik on. Hetkel on suletud, tehakse kell 4, mina olen oma lõunasel kerge ringil. Ma lihtsalt valisin selle üheks sihtpunktiks, et siia tulla ja siis väheke teist teed pidi tagasi lüpata. Mõtlen natuke ringi. Tuul on suht kadelik. Sealt paistabki siis eile külastatud Picoda Cruz seal tee peal. Seda mööda ma läksin ja seal ma seisin ja siis ma seda kirikut siit üle platsi vaatasingi ja pildistasin. Okei. Samas kiriku lähedal üle tee paistab kohalik surnuaed. Juba üle müüri on näha, et seal on miski surnuaia majad. Ja siis siin ringi peal keskväljakul. Siin on üks kuju ka skulptuur. Õhtusel kergel jalutuskäigul. Või noh, hetkel läheb küll veits jälle mäest ülesse. Et Michalis ongi mäest üles alla. Sellised kitsad tänavad siin. Ja neid ei ole mitte vähe. Et päris tegemist, et autosid mööda lasta. Jõudsin siukesele platoole. Või on see mingi maja katus. Siin all paistavad aiad. Et natukene ümbrust vaadata õhtuse loojuva päikese valguses. Seal ankris on üks kruiisilaev ja mingi väiksem laev. Väiksem laev on vist Porto Santo laev. Ja varsti see suur laev võib-olla teeb tuut, andmaks reisijatele märku, et aeg on minema hakata. No võt siukse imeliku koha märkis Google Maps mulle ümberpöördumiseks. Kitsas tänav. Põige Santa Lucia nimelisse parki. Siuke näeb see välja. Mingisugune vankriratas või mis ratas see siin on.
ütlen. Ja. Ütlesin, et mul õnnestub täna sinna Künkotsa ronida. Aga see on mingi suletud ala selgub. Accesso Prohibido. Suletud. Aga muidu tegemist on künkaga, mis nagu näha on sama kiriku läheduses. Me eile käisin, eks ma sealt seda küngat nägingi. Vaatasin, et kena tee, aga mingisugused sõjaväeliietused. Kodanikud on tänava ees ja tuleb sebasuluba näidata. Mitte kas muhku tagasi minek. Banda Militar da Madeira. Ühesõnaga ma olen mingis väikeses käigus. Võitin sinna mäe poole veits pääseda. Kuhu see väikene viib. Viis kellegi aia taha, elava taha ja siis tagasi pöördsuudeltele. Samas, kui ma siin surnuaia juures olen, et ma tulen siis korraks sisse seda kaema ka, mis niimoodi see välja näeb. Tundub, et see on vist nuubide surnuaed, sest need hauamajad, need on igavesti uhked. Sealt on kuulda mingisugust rääkimist. Ma ei tea, kas käib mingi teenistus või üritus. Ei noh, pole midagi öelda. Surnutel on ikkagi täiesti korralik tänav. Aga on ka tavalisemaid hauaplatse. Siiski näevad kenad välja. Näib, et lahendatud on ka suhteliselt optimaalselt, et muru ja värskeid lülli toodud. Ilmselt kuidagi keskselt neid korrastatakse. Et inimestel endil on lihtne. Mõnedel haudadel on siin ka näha inglite kujusid. No vaata, käib jõulukuuse ehtimine. Selle poe ees on aga juba mõnda aega väljas jõuluehtes maskiga lehm. Täna lõunane sihtpunkt, väikene Calcada da Capacoira või ma ei teagi, kuidas seda hääldatakse, isegi ei jää meelde. Et siukene väikene vaateplatvorm. Munchaalis kesklinnast läbi. All siin siuke pargimoodi asi. Ka taevas on selline hall, ennem sadas ja siis tuli peenikest uduvihmu, kui me siia ülesse jooksime. Naljakas, ühtegi suurt kruiisilaeva täna sadamas ei näe, mis on juhtunud. Mingisugused uued piirangud kusagil kehtestatud või lihtsalt ei ole aeg. Muide tahtsin siia kohta tulla vaatama. Siin üks kohalik näis, et veits siuke asotsiaalne kodanik istus ees. Nähes, et ma tahan sinna filmima minna, siis kohe andis lahkesti teed. Aga nüüd sörgin siit sujuvalt alla rannaäärsele promenaadile. Kuna turist sulle kruiisilaevaga kohale pole toodud, siis loodetavasti seal on nii palju rahvast hõredamalt, et ma saan sealt täna kergelt sörkida. Polegi varem tulnud, aga nüüd tulin. Siit paistab siis Tšaar selline. Siia tee siia. Silm nähtavalt liigub asi jõulude poole. Siia pannakse üles suht võimsat raudkuuske. Sarnaseid olen näinud juba siin ja seal linna peal. Taas õhtu. Taas loobub väike, taas vikerkaar ja teleferikad. Jep, portugali keeles neid kaabliautosid kutsutakse teleferikateks. On hea sõna. On. Ja tulin samasse kohta, samale vaateplatvormile, kus enne päeval olin.
endiselt kruiisilaeva pole, need mida me seal näeme, 2 väiksemat laeva. Need on liinilaevad, üks läheb Porto Santole ja ma ei tea, kuhu see teine sõidab. Äkki Mandlile või Asoolidele või. Ja siis ma näen lõbustuspargi valgusi, et ilmselt õhtu puhul on seal pidu käima läinud. No nii ongi, pidu käib teie ajuga. Saab süüa ja karusse liitada. No see siin ees on küll paras oksendusmasin ilmselt. Ma alati imestan, et kuidas sa sööd selliselt rasvaselt lõhnavat toitu ja siis lähed sellise oksendusmasina peale. Pole ime, kui sealt midagi sadama hakkab. Aga kuuske pole veel põlema pandud, endiselt inimesed seal toimetavad otsas. Olen lähenemas oma öömajale, siit nurga tagant pisut edasi veel. Taaskord on vihma sadama hakanud, nii et selline vihmajooks ja taaskord selline soe, Eesti mõttes vähemasti subine vihmajooks meile heaks.